Tere, mina olen Nemo või siis Neemo, kuidas kellelegi, pärit Saaremaalt. Tere, Tõnu ja Jana, kui te vaatate. Minu vanemad. Mina hästi palju samastun Andreasega, aga ma võiksin ka anda ühe sükse hea tummise, sükse tunniajase peagi isegi just jutluse sellest, aga nutisõltuvust põhimõtteliselt, aga see ei ole see, milleks ma siin täna olen. Ma tahan rääkida, et sellest, et kuigi ma olen kristlikust perest pärit ja mul on tegelikult ülihea, armastav perekond olnud, mul ei ole nagu sellest nagu puudust sellises olnud. Mul on 2 väga-väga armastavat vanemat, 2 venda, 1 õde, kunagi oli koer ka, kes oli alati liputas saba, kui ma õues tuli. Aga mingi hetk ma enda elus puutusin kokku, see oli naabripoisi juures. Ta näitas enda vanemate väikest, ta ei olnud kristlane, ta näitas vanemate ühte kollektsiooni ja selle kollektsiooni võib sõnaga kokku võtta porno. Ja selle ajakirja viisil ja see tekitas minust tohutult huvi, nagu mul ei olnud nagu mingit sellist kontseptsiooni seksuaalsusest, ma olin mingi 4-aastane või natuke vanem. Ja siis see tähendas seda, et minu esimene kokkupuude seksuaalsusest oli hästi väär või hästi selline nagu rõve. Ja siis see nagu, tol hetkel, kes teab bioloogiast natuke, siis poistel ei ole nagu, neil ei teki nagu mingit otsest erutust või see ei jõua sinna maani, see on lihtsalt põnev sellel hetkel. Aga see läks edasi ja mul jäi nagu huvi sisse sellest ja siis mingi hetk, kui ma siis lõudsin teismikka, olin piisavalt palju nagu selle sees olnud, et ma jäin nagu sõltuvusse. Ja ma mõtlesin, et ma olen kristlikus peres, ma olen nagu täiesti normaalne inimene, ma ei tohiks olla selle sees, ma tundsin ennast häbi, ma tundsin põlastust, ma tundsin ennast rõvedalt, sõna otseses mõttes, aga see oli kõik nagu midagi, mis hingevaenlane nii tugevalt, kuidas hingevaenlane mõjutas mind hästi tugevalt ja minu identiteet sai sellest hästi suure löögi. Ma olin katki, aga üks hetk ma mäletan, ma olin gümnaasiumiealine ja ma ei ole enam gümnaasiumiealine, kui keegi mõtles. Ma olin gümnaasiumiealine ja siis ma mäletan, ma läksin Nortekale ja minu armas sugulane Aaron Usin, kes on väga hea sõber ka, meil oli selline, võtsime aega, et Jumalat kuidagi kuulata ja kuulata, mis Jumalal oli üksteise jaoks öelda. Ja siis Aaron ütles järsku, vaikus hetkeks Aaron ütles, Neemo, Jumal ütleb, et tal on hea meel sinust. Siis ma olin nagu, tulvaveed hakkasid jooksma, nagu ei ole. Nagu ma olin nii, nagu ma olin just tol õhtul nagu eksinud ka, olin pornot vaatanud ja kuidagi tundsin ennast nii halvasti, et ma ei tohiks siin Nortekal olla. Et võib-olla te tunnete ennast samamoodi, et kui te olete kuskil võib-olla juhtivas positsioonis, ma olin natuke selline nagu juhtiv noor ka seal Nortekal ja järsku keegi ütleb, et Jumal on hea meel sinu üle. Esimene mõtlen see, et Jumal vihkab pattu. Aga me peame sellest eraldama selle, et Jumal ei armasta, Jumal ei vihka meid, Jumal vihkab pattu. Ja see oli esimene seeme tegelikult, kuidas Jumal alustas minu vabastamist pornost. Aastaid läks edasi, ma äkki võisin olla kuskil 17 siis. Aastaid läks edasi ja ma ütlen, Jumal, võib-olla ma olin isekas, võib-olla oli midagi minus natukene viga. Aastaid hiljem ma olin 21-aastane. Ma lihtsalt märkasin ühte neidu, kutsusin ta välja ja sellest siis kuidagi tulin sealt tagasi ja siis ma mõtlesin, et sellest küll saan midagi lõpuks, aga ma mäletan seda hetke, et kui ma olin Tallinnas, jõudsin enda ööbimiskohta, siis ma mõtlesin, et kui ma tahan kunagi abielluda, siis ma tahan olla puhas. Ma tahan olla vääriline kellegi jaoks. Ma ei taha olla räpane. Ja ma tol hetkel mõtlesin, et see on nagu, et ma nagu kuidagi ise sain sellest aru ja ma sain nagu ise sellele pihta kuidagi, kuidas olla
vääriline ja siis hambad ristis veel, ütleme siuke pool aasta oli selline õnnistuste periood, kus ma lihtsalt ei teinud, lihtsalt ei vajanud seda üldse. Aga siis tuli nagu rabelus, siis pidi hambad risti hakkama lihtsalt distsipliiniga sellest kõigest läbi minema ja kuna täna ma võin öelda, et ma olen vaba sellest, mul on olnud komistusi, aga ma tänan Jumalat, et ma olen vaba sellest. Ja kui ma täna kuulan mingisuguste noorte lugusi ja viise, kuidas sellest lihtsalt ei saa lahti, see ei ole võimalik. Võib-olla minul oli ka, kui ma olin selles nagu kõige sügavamas kohas, mul oli võib-olla nädal, 2, ma mäletan üks, et ma olin 4 kuud olin vaba ja siis ma olin nagu, no nüüd küll. Aga ma ei jätkanud selles nagu Jumala armuajas ja ma kuidagi lasin ennast lõdvaks. Ja siis ma võtsin kätte ja siis nüüd nagu kui tõesti Jumal näitas mulle, et kui sa tahad kunagi naist võtta, siis ole puhas ja ma nagu tegin endast kõik selleks, ma piirasin ennast, kui ma läksin videoportaali YouTube, siis ma piirasin enda video neid soovitusi. Ma kohe, kui ma nägin midagi selles esimeses pildis, thumbnailis videos, mis oli provokatiivne seksuaalselt, kohe panin ära. Facebookis inimesed, kes postitsid provokatiivset materjali sellest, kohe panin ära, et ma ei ole huvitatud, et ma nagu aktiivselt võitlesin selle vastu Jumala abiga muidugi. Ja kui ma nüüd kuulan, siis ma sain ikka nagu ebareaalselt lihtsalt sellest lahti. Et inimesed rabelevad aastaid sellega ja need ei saa lahti sellest. Ja see on tegelikult, kui me räägime natukene puhtalt bioloogilisest ja psühholoogilisest poolest sellest, siis kui mina, kes ma olin alla 5 aastane kuskil midagi sellist ja mul oli esimene kokkupuude pornoga, siis minu ajukäärud juba said natuke selle viisi pidi nagu nii-öelda mõjutatud. Aga kui praegu hakkaks üks 40-aastane mees pornot vaatama, siis ta aju ei ole nii vormitav selles suhtes, puhtalt nagu füsioloogiliselt. Ja kui tänapäeval minu vanused ja minust nooremad inimesed on selle küüsis, siis ma tänan Jumalat, et sellest on võimalik vabaks saada. Et see päriselt on võimalik vabaks saada. Ja ma palun meilt, või teilt, kes te olete minust vanemad, arusaamist, et see ei ole lihtne. See ei ole lihtsalt, et ma nüüd lõpetan ära. Et Jumal on see, kes võib inimest muuta. Et me ei saa enda karmide sõnade ja enda mingisuguste mingi metafooriliste näljalaagritega inimesi muuta. Aga Jumal on see, kes saab inimest muuta. Jumal muutis mind, mitte keegi isik või asi. Jumal kasutas selleks seda olukorda. Võib-olla see ei olnudki Jumala plaanis või kuidagi, et Jumal ütles, et kuule, see on päris õigete motiividega, kui sa läksid selle tüdrukuga välja, aga midagi ei juhtunud, ärge muretsege. Me lihtsalt sõime kooki. Aga Jumal kasutas seda olukorda enda tarbeks ja enda asjade, enda plaani läbiviimiseks minu elus. Ja nüüd ma saan tunnistada sellest, et see on võimalik vabaks saada. See on võimalik Jumala abiga vabaks saada. Lihtsalt keskendu temale ja otsi teda. Nii et aitäh teile, et te lasite mul tunnistada.